Täna hommikul algas sellega, et Roos jooksnud Steveni peale. Ja siis ma vaatasin aknast välja ja lumi on ära sulanud. Nii et ma ei tea, kui hea algus see nädalal on. Aga gotta be great, sest mul on sellel nädalal 2 eksamit. Hakkan nüüd advendikalendrit avama. Täna on 15. No eile unustasin need avada ja mul saab täna 2 päeva avada. Ja vaadata, mis on. See 14 tundub palju tootav. Okei, mis see on? Blush, oota teeme lahti, et vaatame, mis värv on. Nii äge, ma saime jälle blushi ja mulle väga meeldib see. See on väga armas värv ka minu meelest, on selline õrn baby pink, baby powder pink. Veits selline korallroosa, ütleks niimoodi. Deep Retreat, savimaiski ja pore cleansing. See tundub päriselt nagu mingi, või noh, ma tean, me saime sealt Kielsist ka selle savimaiski. Aga ma just eile hakkasin mõtlema, et ma tahaks mingit sellist pore cleansing maski teha. Okei, ta huvitav lõhn on tal ja ta on nagu lilla. Lähme Kielsi juurde täna. Let's see. 18, 14. Väga suur pakend. Olen ele. Eilne oli siis selline. Ma tahan seis oleks. Kielsi lip balm. Ma isegi ei tea, mida selline toode on. Ootsa teine. Meil on täna hellitud nende tootega. What? Ma ei tea, kas nad täissuurus vist ei ole, aga ta on ikkagi nagu suur suurus. Või siis võib olla täiesti täissuuruses. Me vist saime ühe täissuuruses toote. Näotoonik. Kõikidele nahatüüpidele. Niisutab, valmistab ette ja nii-öelda comfort skin, et mõnus. Ma ei tea, kas nüüd toimus mingi murdepunkt, et peale siis kui on 10 päeva jõulud, siis hakatakse nagu räigelt hellitama ja poputama igasugust tootega. Nii, eilne Bear Bells, ma juba nägin kellegi sellest videost, et on kollane ja oli. Et täna on 15. Täna me saame, ma olen selle white chocolate asja jälle. Ei saanudki, ma sain põlumärki. No võt. Red Bull, eilne Red Bull oli roheline. Ja see on lihtsalt punane. Ja ta ei taha välja tulla. Watermelon, we'll take it. Meile meeldib see. Täna on küll kuidagi nagu väga selline anxious feeling. Selline ärev. Ma tunnengi just, et kuna see nagu arstil käik on selline, ma ei tea, minu jaoks vähemalt sellised igasugused kliinikumid, arstil käigud ja see hambaarstil käigud on nagu väga tekitavad minust pinget ja sellist ebamugavust. Mulle ei meeldi need lõhnad seal ja nagu selline steriilne keskkond. Kuidagi on imelik, ehk siis selle nii-öelda osas ma olen nagu veits selline ärev. Ja siis veel otsa nagu eksam ka. See ikkagi paneb mu tänased närvid korralikult proovile. Aga jah, me hakkame nüüd ilusti õppima lock-inima. Minu tänane hommikusöök. Mingi fit proteiini pudding vaniljaoma ja siis ma panin lihtsalt chia seemneid ja marju peale. Näitan teile oma outfit ära. See on siis Senseist, Lindex, püksid on reserved. Ja need papud on vist About You, kui ma ei eksi. Ja mul tuleb täna About You sooduskood ka. Mingi tšekkige Instasse. Mul on seal need koodid õigesti kõik kirjas. Aga nüüd vist emme tuleb, nii et me peame alla lippama ja jätaka laulupeosõulu peale minema. Emme ütles, et ole valmis 15 võtab mu peale. Kella on 25, et ta pole meid peale võtnud. Ütles, et juba sõidab, aga ma kõnnin siia poole ja ma ei näe, et ta sõidaks. Oi, kui ilus. Te näeksite nagu Lottesse. Alati küll, jah? Siin on Lotte. Siin ei ole või? Mis ära? Siin on näeb välja. Oi! Tämän jõuludisko on nüüd läbi.
väga meeleolukas oli. Mariel ka. Sinul oli ka tore, jah? Kas Ettel oli tore või? Jah. Kas Emmel oli tore? Emmel on alati tore. Minu isiklik lemmik oli see viimane, see rock'n'rolli tants. Miks ma imestan? Mis sa sööd ette? Sellist asja või? Maitsev või? Krõps, beebikrõps. Krõpin käis üksuris. Näita. Oota, mullet tegi või? Oi, milline bad boy. Mullet oli sellepärast, et Emme tahtis. teen mulletis sinu jaoks. Emme jaoks, pühendusega Emmele. Ette tõeline pale avalikust. Palun aidake meid. Tšau. 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 Teeme About You hauli, sest et mulle jõudis see pakk lõpuks kohale ja tänasest hakkas mul see sooduskotta. Ma panen selle nii-öelda oleneb, kui sa tahad kasutada mu Insta sooduskoodi või TikTok'i, aga tehes Tauts 15 või 15 Tauts, vice versa, mõlemad on kogu koodid ja töötavad. Et jaa, ma teile try-on hauli ei hakka tegema, sest et try-on'i te näete Instas ja TikTok'is esimesest, mis on siis see on nüüd, ma kohe ütlen, mis brändilt. Studio Select. See on minu meelest nagu mingi selline uus tuli About You, sest et minu teada varem teda niimoodi ei olnud. Ja ma vaatasin, et tal olid päris ägedaid nagu riideid ja esemaid ja nad olid pigem sellised trendikamad, mitte just nagu ma ei tea, capsule wardrobe'i nii-öelda esemed, vaid just nagu rõhku oli siis, mis praegu moes on. Ja selline roheline suurte litritega seeli. Ma loodan, et see on paras mulle, aga see näeks nagu nii cute ja armas välja. Allavit, reaalselt nagu mega ilus. Ma olen nii rahul. Ma kõige rohkem kartsingi just selle pärast. Nii, moving on. Siis ma võtsin selle särgi, sest et mul jäi raha üle krediitist ja siis ma ei oska midagi võtta, aga ta nägi nagu nii armas välja ja sellised basic'uid T-särka minu mõttes alati vaja. Ehk siis selline lipsukesega nunnu. Ma olen veits confused, sest et ma ei mäleta, mis see. See on see Hunkemölleri nii-öelda body. Issand, kui kena ta välja näeb. Okei, vau. Mega ilus. Ta kohe tundub sellise nagu kvaliteetse materjaliga. Avastasin selle käki veits nagu mingi äkki üleile. Et mäletate, ma ostsin endale H&M-ist ühed nahkpüksid. Ma olin ära unustanud, et ma tellisin ka About You'st nahkpüksid. Ja mul on 2 paari. Thank God, et ma võtsin nagu need nahkpüksid sellise, kus ma ütlen nagu veits snakeskin'i, krokodilliskin'i mustriga. Ma proovin, kuidas need jalas on, sest minu numbrid ei olnud 34. Aga need näevad päris coolid välja nagu. Veits sellised efektikad ütleks niimoodi. Et jah, cool. Like it. Ja need on, kohe ütlen, Legeri omad. See on nüüd Herman Sedleri. See on unnu särk. Ta küll tundub veits suur, ma arvan, sest et ta on S-suurus. Vaid on 36. No ta tundub veits suur, aga ma proovime. Täielik üllataja oli Tom Taylor, millelt ma leidsin üliarmsa kampsini minu mõnest. Selline kampsit. No on ju armas. Täiega juurde, selline just nostalgiline minu mõnest, veits retrokas. See on kleit. Ja see on jällegi Studio Select. XS, aga tundub nii. Ta on XS, aga tundub nii suur. What? Aga ta peaks olema nagu niimoodi, et üks õlg on veits nagu niimoodi ja teine on otsal. Väga põnev. Ma pean nendest outfit'i kokku keevitama, mis oleks siis inspireeritud nendest wrapping paperitest. Nüüd ma hakkan seda mõtlema ja siis vaatame edasi, siis ma pean juba arsti juurde minema. Natuke kardan, sest minu meelest jah, nagu ma enne ütlesin, siis sellised meditsiiniasutused igast sestest on nagu minu jaoks veits sellised ei tekita just kõige toredamat tunnet. Ja Emme rääkis ka, mis see naistearstil tehakse. Ma ei ole nagu varem käinud
ja ma ise ka olen tundnud, et nagu võiks minna. Ja, et nagu saab vähemalt selle aasta jooksul ära tehtud. Nii et tüdrukud ka, käige teie ka naistearsti juures, see on tegelikult väga vajalik, et võib-olla ennetada mingeid selliseid ebameeldivaid üllatusi ja asju ja et nendega kohe tegeleda. Mitte, et mul praegu midagi oleks, lihtsalt ma ka nagu lähen kontrolli, et kõik oleks kontrolli all, sest et tegelikult mul on päevad suhteliselt valulikud ja nagu ma ühes vloogis rääkisin ka, et noh, see päevade aeg ongi nagu selline nagu tuumaplakatus mul peas. Et see väga oleneb, mõni päev on väga okei, aga mõned päevad on nagu sellised, et ma ei saa enne päevi ega pärast päevi ega päevade ajal liigutada ja mul on nagu väga raske. Et siis sellisel juhul see vist ei ole väga okei. Nii et jah. Teeme sellega kindlaks, et kõik on ok ja korras ja kui ei ole, siis me saame tegeleda sellega. Nii, lähme naistearsti juurde outfit. Ma panin lihtsalt tavalise selle musta turtlenecki ja siis need uued legeeripüksid, need istuvad nii kenasti. Ma mõtlesin, et H&M omad istuvad kenasti, aga need istuvad veel illusamini ja mulle isegi meeldib selle lõige rohkem, et ta kuidagi on nagu veel mugavam. Ehk siis ma olen täiesti nagu obsessed. I love them. Love them. Legeeri omad, kedagi huvitab. Igatahes nüüd ma ootan emmet. Ja siis lähme. Ma praegu siin tunnen, et ma hakkan uksele. Ma olen nüüd taas mõnusalt siin sisse seadnud. Õpin veel selline 2 tundi on veel aega ja siis ongi eksam. Selles osas nagu mega mõnus, et ma saan niimoodi kodus seda teha ja ma ei pea ära Tallinnasse sõitma ja niimoodi kuidagi nagu normaalsed õppejõud on. Aga noh, ma ikkagi kardan selle suhtes, et kuna meil on aja peale, siis me peame nagu kiirelt tegutsema. Arstil käigus nii palju, et tegelikult ei olnud hullu midagi. Mul nagu tõesti väga-väga tore arst oli. Ma arvasin, et võib-olla on veidi kuidagi vanakoolikam või selline konkreetsem rangem, aga tõesti oli nagu hästi selline siiras ja armas ja seletas hästi hoolikalt, mis ta nagu tegema hakkab ja hästi selline meeldiv kogemus oli, et nüüd ma järgmine kord ei karda enam minna ja jah, et selles mõttes mõne jaoks kindlasti see on nagu mingi utoopia, et kuidas sa nagu kardad arsti juures käimist või see ei ole midagi nii hullu ja niimoodi, aga ma tean, et kindlasti on veel inimesi, kes on ka tunnevad sama erinevate meditsiiniasutuste ja üldse arsti vastuvõttude eelnevalt nagu mina, et selline hirm ja veidikene nagu segadus, et see on tegelikult täiesti okei. Nüüd on see oluline asi ka tehtud, nii et kui te ei ole kontrollis käinud, siis soovitan minna. Nüüd õpin edasi ja ma üritan eilise vloogiga peale siis eksamit tehtud saada, sest et ma ei ole jõudnud seda üles panna praegu. Mul ei ole lihtsalt aega olnud monteerimiseks. Et jah. Ja siis me hakkame õppima homseks kontrollitööks ka. Mitte kontrollitööks, eksamiks. So, palju õppimist. Vähe aega. Aga hakkame kuskilt otsast pihta. Ma otsustasin, et ma teen endale seda fookuse teed. Sest et ma tahan... Mul oleks kõik hästi eksamiks. Mul praegu tuleb väike näre sisse, mul selline 40 minutit veel aega. Aga ma lihtsalt tunnen, et ma praegu olen ühte nagu teksti ka. Või noh, ta on nagu mingi käsiraamat. Ja ma tunnen, et mul kuidagi seda häälepanu hajub ära. Ja on veits keeruline nagu püsida fookuses, ehk siis loodan, et see fookuse teed ei pimesti või vähemalt rahustab mind. Tehtud! Ma ei oska mitte midagi arvata, mis mu tulemus on, sest et meil on tavaliselt on see, et meil on nagu kohe me saame tulemuse teada Moodle'is, kui me teeme nagu testi ära ja praegu oli see, et me ei näinud. Aga mul on suht nagu okei tunne. Ma vähemalt ise tunnen, et need vastused olid sellised loogilised. Enne kui ma hakkan homseks eksamiks õppima, siis ma pean vist, mitte vist, aga ma pean selle About You reis ära monteerima. Ja siis ma mõtlesin, et võiks minna lõunakasse. Tänase pingelise päeva puhul ennast premeerida veidikene või siis osta mingit jõulukingituse või teha midagi nagu lõpus. Praegu monteerin lihtsalt vlogi ja meil tulid tulemused välja ja ma sain esimene A ülikoolis, nii et ma olen õnnelik. Mina siis suure tuhinaga lähen parklasse, otsin audit.
ei leia meie autot. Siis ma mõtlen ka mingi, mis asja, et kas on ära viidud, mis toimub nagu. Sellistan Issile, siis ta mingi, ja ma sõidan Audiga praegu. Siis ma okei, tahtsin nagu lõunakasse minna, aga nüüd mul ei olegi autot. Nüüd ma ootan ta lihtsalt ja siis ma saan ikkagi lõunakasse, nad viivad mõraga. Selline huvitav juhtum, võt. Ma jõudsin nüüd lõunakasse. Ja kõigepealt käime apteegis ära. Võtame rohu. Ja siis vaatame mingit kingitusi asju. Ma tahaks täna Jetekale vaadata midagi. Ja täiega. Tete-kink on nüüd olemas. Ma olen väga õnnelik sellele. Kui ma oleksin 2-aastane pisipreili, siis ma ise väga tahaksin sellist kingitust, nii et success. Ma sain vanaemale ka nüüd kingituse ära. Ma kõik kingitusi täna kindlasti ei jõua ära välja vaadata, aga lihtsalt, et valdav enamus oleks olemas, et siis mul oleks endal ka siin rahulikum nüüd. No nii, nüüd on juba päris hilja see kell ja ma sätin ennast magama. Õppima me ei jõudnud. Ma panin about you töö üles, nii TikToki kui Instagrami filmisin need asjad ära ja ega me rohkem täna ei jõudnudki. Mul hakkas veits imelik vist sellest. Ma võtsin esimest korda seda pilli, mis see arst mul välja kirjutas ja mul nagu võib-olla see on reaalselt nagu mingi placebo efekt ja ma ise mõtlesin selle asja välja. Aga mul hakkasid nagu pärast mingid sellised nii-öelda kuumad jutid kehast läbi käima. Ma ei oska öelda, mul oli väga imelik olla selles mõttes nagu pea käis ringi, kõik nagu hõljus kuidagi või nagu väga imelik oli ka. Nüüd on tunduvalt parem. Et ma ei tea, millest see võis olla. Võib-olla mingi pingelangus või ma ei kujuta ette, mis. Et siis ma lihtsalt nagu olin. Aga ma tahtsin sellest ka rääkida, et see nii-öelda kingituste ostmine, kõik see trall siin on ju praegu. Et ma siin küll räägin, et tahad nagu mingi, ma tahan sellele kingitust ja see on veel puudu ja mingi, aga ma ikkagi tahan selle välja tuua, et tegelikult juurde see kingituste ostmine ei ole primaarne ja see ei pea ka olema nagu see, et tahad jõulud on kingituste aeg. Ei, nagu lihtsalt ma ise tunnen, et kõik need aastad on kõik mu pereliikmed ja inimesed minu ümber nagu mind hoidnud ja nii kuidagi ma tahaks neile kuidagi moodi tagasi anda ja minu paraku üks love language ongi just gift giving. Ma nagu päriselt tunnen ennast nagu inimesena, kui ma saan teistele inimestele asju osta ja nagu kinkida. Et see on lihtsalt minu viis väljendada seda tänulikkust. Aga et see ei tähenda seda, et see on ainuke viis selle nii-öelda välja näitamiseks. Et kindlasti nagu see nii-öelda kvaliteetaeg lihtsalt pere ja lähedastega siin jõuluajal. Mingid head soovid, sõnad. Koos veedetud aeg on ikkagi kõige olulisem. Ja see peaks olema see nii-öelda asi, millele nii-öelda fookus pannakse. Et ma ei taha siin kuidagi mingit valet muljet, et nüüd peab kõik peavad hakkama kinke tegema ja asju. Et see on lihtsalt minu enda nii-öelda otsus. Ja kuna ma tegelikult varasemalt aastatel väga ei ole nagu teinud niimoodi, ma olen võib-olla emmel, võib-olla issil, võib-olla vennal midagi. Aga siis ma tunnen, et see aasta, kui ma olen nagu just või nagu iseseisva elu peal, siis mul on see võimalus ja ma olen nagu tööd teinud selle nimel, et mul oleksid need kõik võimalused olemas kõigile ja nii-öelda tagasi anda. Ehk siis nagu see teeb mind ennast ka rõõmsaks ja see on nagu just kui selline mingi accomplishment minu jaoks. Igatahes lähme nüüd magama. Homme ikkagi ma tahaks ärgata nagu varem, käia jõulutamas ja õppida. Ja siis peame enda tööasjadega back on track saama. Et jah, me ei saa eksamitel lasta seda kuidagi ära vussida, on ju. Nii et mis siis muud kui tööd.